Tere head Targa Tehnikakodu taskuhäälingu kuulajad. Meie taskuhääling on suvepuhkuselt tagasi ja selle hooaja esimest episoodi salvestavad siis Jaanus Metsaots. Tere Jaanus! Tere Anti! Ja siin kõneleja on Anti Kellner, ehk siis meie olen Vihuri Agrist, mina olen järelturujuht ja Jaanus on hooldusjuht. Ja ma mõtlesin, millest me oma esimeses salvestuses rääkida võiksime ja siis tekkis siuke mõte, et me oleme tihtipeale vaatame neid huvitavaid autospordiüritusi, võistlusi, kus siis kas siis vormelid või WRC-d sõidavad ringi ja siis näidatakse seal uhkeiltelt ekraanidelt, et kuidas need masinate kiirused on, et kas see kurikuulus hübriidsüsteem töötab või ei tööta, palju on mootori võimsus, kütusekulud ja kõik see ja siis mõtlesime, aga meil on tegelikult need samasugused seadmed meie masinatel ka olemas ja seda kõike analoogset infot ja tegelikult palju rohkemgi on võimalik nii meil kui ka meie klientidel ka vaadata. Et Jaanus, äkki alustada, mis lahendused meil on olemas nende masinatel peal? Tegelikult meil on juba aastast 2002 selline süsteem olemas nagu JD-Link, mis on siis traktoritele mõeldud telemaatikasüsteem, mis näitab siis ära erinevaid veakoode, erinevaid masinate andmeid, asukohta ja nii edasi. Et John Deere nagu alustas sellega 2002. aastal, tuli ta nagu laivi ja sellest ajast on ka meil need Eestis esimesed masinad, mis on nagu arvutiekraanilt näha, need on meil täitsa olemas ja teistpidi tänapäeval nagu enam ei kujutakski ette, et ilma selleta me midagi teha saaksime, et nagu võrdluseks tuua, et 2000. aasta traktoril oli võib-olla 2-3 kontrollerit, et üks oli, mis juhtis mootorit, üks võib-olla käigukasti oma ja moodsamatel võib-olla ka hydraulika kontroller oli. Siis tänapäeva traktoril on peal, ma just lugesin kokku enne seda salvestust, et näiteks 6250 R-masinal on peal 67 erinevat nimetust kontrollerit, mis salvestavad ja juhivad masinat ja samamoodi nad genereerivad ka mingid siukseid veakoode või kui masinal midagi viga on parameetritest väljas, et annab seda infot meile. Ja selles suhtes nagu ongi see telemaatikasüsteem meie jaoks nagu täiesti asendamatu, et tihtilugu klient võib-olla näeb ühte veakoodi, meie taustal näeme üht-teist veel rohkem. Ja kui ajaloost veel natuke rääkida, siis siuke suurem kasutamine ja nendele telemaatikasüsteemide masinatel pealepanek toimus aastal 2012, kui sinnamaani 10 aastat oli olnud nii, et see oli siuke võimalus seda tellida, siis 2012 alates on nii kombainidel kui ka traktoritel, enamusmudelitel see juba standardina peal ja inimestel on lihtsalt tee see endal aktiivseks ja vaatab, mis on masinaga tegelikult põllu peal toimub. Ja veel lisaks seda, et sellest mingit tasu ei võeta, see on kliendi jaoks tasuta. Ja kui nüüd numbritest võib-olla rääkida, siis praegu Eestis on JD-Link süsteemi, telemaatikasüsteemi ühendatud 460 traktorit, 120 kombaini, 20 hekseldit ja 16 iseliikuvat Bridge'i, nii et kokku on selles süsteemis meil 616 masinat. Aga Janus, mida need masina omanik, kui ta nagu vaatab neid masina parameetreid, seda infot, mida ta sellega peale saab hakata? Tegelikult masina omanik näeb täpselt seda samat infot JD-Link telemaatikasüsteemist, mis meiegi. Et kõigepealt alustaks võib-olla sellest, et ta näeb masina asukohta. Kui nüüd ütleme mõni 4-5-6 aastat tagasi uuendati seda asukohta, ütleme seal iga tunni, 2 tunni tagant, siis nüüd põhimõtteliselt on andmete uuendamine kuskil iga 5 sekundi taga, nii et sisuliselt ta näeb masinat laivis. Et lisaks asukohale näeb ära ta, ütleme kõik võimalikult kütuseandmed, kütusekulud, ütleme päevas, aastas, hooajal ja nii edasi, siis mootori parameetrid, sõidukiirused, mootori koormused, et seda andmemaht on seal päris palju, kuni sinnamaale välja, et mis asendis nagu need RIP-süsteemid on olnud ja kui palju on rataste läbilibisemine olnud ja nii edasi, et see on päris korralik andmemaht, et tasuks igal juhul vaadata, kui põllumehed keegi ei ole vaadanud seda veel. Ja selle jaoks on vaja teha endale konto ja tegelikult on nii, et kui sa Vihurist oled
või mõne varasem diiler, kes ostnud uue masina, siis sinule see konto on tehtud, mis on samamoodi tasuta ja saadki oma masinate kogu ajalugu ja tööde, kuidas seda masinat teatud tööde juures oled kasutanud, seda infot on võimalik jagada. Küll aga vahe on selle, et nende aegade jooksul, kui neid masinaid nende seadmetega on tulnud, on muutud meie andmeside süsteem, et kui me alustasime, siis meil oli 2G, siis oli 3G, nüüd me oleme 4G, jõuame otsapidi siin juba 5G-sse, et siis on niiviisi, et need 2G ja 3G modemid on aegunud, selles suhtes need on juba nagu pandi kinni siin, et mis Jaanus siis saab, kui mul on 2G modem, aga ma tahaks seda süsteemi ikka kasutada, et mis võimalused mul siis on? Tegelikult ega siin väga palju võimalusi ei ole, et see modem tuleks välja vahetada, et uuema mudeli vastu, nagu ütleme, kõik need arvutisüsteemid ja telefonid meil tänapäeval on, et nad elavad nagu mingi aja ja siis lõpetavad tegevuse. Et need seadmed on nagu kõik tänapäeva arvutid ja telefonid, et need aeg-ajalt tahavad uuendamist ja vahetamist, et samamoodi on ka nende JD-Link modemitega, et need vanemad mudelid on need aegunud ja need tuleb lihtsalt välja vahetada. Et võib-olla sellest räägiks natuke sellest tehnilisest poolest ka, kuidas see süsteem on nagu üles ehitatud, et tegelikult kasutatakse siin mobiilsidet, et see on selline väike mobiiltelefon, mis on traktorisse pandud ja mis siis nagu salvestab masina andmeid, kontrollib neid parameetreid ja teistpidi siis saadab need andmed serverisse, et ja sealt kaudu siis konverteeritakse nad, ütleme, arvutipildiks, et nii masina asukoht kui masina andmed on siis nagu arvutiekraanilt nähtavad. Ja kui varasemalt oligi, nagu Jaanus ennem ütles, et seda infot nagu saadeti mingi aja tagant, sest 2G seda lihtsalt ei võimaldanud, siis praegu 4G-ga juba põhimõtteliselt sul on peaaegu võimalik seda live-pilti on võimalik näha, sul on täpselt masina asukohta võimalik näha seda liikumist, kuidas ta seal liigub, et kõik see andmeedastus on läinud palju-palju kiiremaks ja mis see muudab nagu lisaks selle kliendile, et tema näeb, kuidas tema masin on tööd teinud, seda infot näeme ka meie ja see annab meile väga-väga suure eelise, et me võib-olla tihtipeale ma ei saa päris ütelda tihtipeale, aga nii mõnedki korrad jääb kliendi juurde minemata, sellepärast, et me suudame selle infoga, mis me sealt läbi selle telemaatikasüsteemi saame, selle probleemi ära lahendada. No näiteks võikski tuua niimoodi, et siin mul eile oli üks teema üleval, et klient helistas, et temal traktoril on võimsus piiratud, kiirus on maas, et midagi põllu peal teha ei saa, et mingisugune veakood on ka ees, et küsisin ta käest siis veakoodi, klient andis selle, vaatasin järgi, see mulle midagi väga palju öelnud, veakoodi sisu oli see, et masina mootor on piiratud, kiirus piiratud ja oligi järgmine samm oli see, et võtsin siis nagu JD-Linki kaudu tema masina veakoodid ette, seal oli päris palju teemasid üleval ja lõpuks siis oligi lahenduseks see, et masinal oli kaitse läbi. Et kui me nüüd oleks läinud selle kaitsme ja vahetamiseks sinna kliendi juurde koha peal, oleks tulnud väljakutsetasu, oleks töötunnitasu, nii et pluss siis veel aeg, mis see masin oleks keset põldu seal seisnud, et sisuliselt me saime ta 10 minutiga korda uuesti tööle, et samas kui oleks mees läinud, kas siis sama päeva õhtul või halvemal juhul ka järgmisel päeval, et kliendi jaoks on see oluline ajavõita. Ja see on veel see, et tegelikult klient ei pea ise seal mitte midagi tegema peale selle, kui võtab kõne meile ja ütleb, et kuule, mul on mingisugune probleem, et saad sa palun vaadata, et kui varem oli ikka see, et klient pidi vähemalt ise suutma selle info sealt masina displayst nagu välja lugema, selle meile telefonidele edastama või pildidele edastama, siis hetkel ei ole seda ka vaja, tuleb lihtsalt helistada, et vaadake palun, mis mul seal toimub. Jah, see ongi väga palju kliente on kusjuures niimoodi nüüd hakanud helistama, et kuulge, et mul on üks veakood siin, et saad sa vaadata, mis mul seal masinal viga on ja selles suhtes läbi selle telemaatika on väga lihtne seda teha. Ja aga kogu see telemaatikasüsteem on tegelikult teinud veel päris korraliku sammu edasi, aga ma arvan, et teeme siinkohal väikese pausi ja siis räägime, et kuhu see kõik tegelikult on veel edasi jõudnud. Tere tulemast tagasi kuulama Targa Tehnika Kodu taskuhäälingut, et meie taskuhäälinguid varasemate hooaegade saateid on leitavad meie kodulehelt, Vihuri Agri kodulehelt
ja siis on võimalik ka SoundCloudist neid kuulata ja leiab ka meie YouTube'i kanalit. Aga enne pausi rääkisime, et tegelikult see kogu telemaatikasüsteem on teinud veel sammu edasi, et mitte ainult seda infot saata masinast nii-öelda serverisse, kus serveri kaudu meie seda näeme, kus klient seda näeb või kes iganes, kellel see klient on teinud juurdepääsu, siis seal on tegelikult veel palju ägedamaid lahendusi taga. Äkki Jaanus, räägiksid mõnest? Jah, et masinate remondil me kasutame sellist süsteemi nagu Service Advisor. Ehk see on siis, ütleme, kõik juhendid, kõik veakoodi lugemissüsteemid, kontrollerite reprogrammeerimine ja sellised asjad, kõik on seal, käivad läbi Service Advisori. Et see on nüüd põhimõtteliselt ainult meie süsteem, see ei ole nüüd kliendisüsteem ja ütleme ka telemaatikaga masinad on ühendatud selle Service Advisor süsteemiga niipidi, et meil on võimalik, kui midagi nüüd masinal juhtub, meil on võimalik siis ütleme kaugelt lugeda neid veakoode, kaugelt on võimalik lugeda erinevate andurite parameetrid, teha mingisuguseid salvestusi, et pärast nagu vaadata, kuidas see masin töötanud on või kas seal on mingisuguseid kõrvalekaldeid. Ja nüüd viimasel paari aasta jooksul on tulnud ka meil see võimalus, et teatud kontrollerid või kompuutreid me saame uuendada, ütleme niimoodi kaugelt, et ei pea enam nagu kohale minema. Et arvutimaailmas jah, et uuendused on väga olulised, et muudetakse mingisuguseid andmeid, mingisuguseid parameetreid, mingisuguseid asju tehakse paremaks, et samamoodi nagu arvutitel peaks ka traktorite kontrollerid olema alati uuendatud, et siis on nagu kindel, et nad töötavad õieti ja kui me vanasti käisime juhtmega koha peal, ühendasime masina ja arvuti omavahel ära, tegime selle ümberprogrammeerimise koha peal, siis jah, tänapäeval on võimalik juba väga paljud asjad teha ära ka kaughalduse teel. No ma räägin, see on nagu alguses ütlesime, et tõmbasime paralleele siin Formeli või VRC-ga, siis siin on samamoodi, et paned oma selle jaoks, et aru saada, kus seal midagi on, paned selle masina seal arvuti sinna kõrvale salvestama ja siis jälgid, et mis see masin teeb, et teha selle pealt otsuseid, et teha veel seda paremaks, kiiremaks ja mis seal salata ka töökindlamaks. Aga lisaks sellele, et on meil veel üks lahendus, mis on siis remote display, ingliskeelse väljend, eesti keele ma isegi tea, kas seal vist ei olegi sellist head sõna sellel, aga see on see võimalus, et me saame enda telefoni, tahvli, lauaarvuti ekraanile kuvada pildi, selle pildi, mida klient näeb hetkel enda traktori kombaini ekraani pealt. Mis see, Jaanus, meile annab? See annab meile nüüd seda, et kui nüüd kliendil on mingisugune probleem, et kas ta ei oska nüüd seadistada või ütleme kevadeti ja siin ütleme hooaja algustes on just seda probleem, et klient on lihtsalt ära unustanud, kuidas see masin töötab, mis nuppe peaks vajutama, mis seadet peaks panema, et selles suhtes me ei pea jälle samamoodi kohale tulema. Meil piisab selle kaugekraani kaudu võtta selle masinaga ühendust, me näeme selle masina displeid ja siis läbi selle saame nagu juhendada, et kuhu vajutada, mida teha. Et küll me ei saa ühtegi nuppu seal vajutada, me näeme lihtsalt seda pilti, et klient või operaator peab ise need nupuvajutused tegema, aga me saame väga hästi juhendada seda. Ja see on samamoodi meil hooaja algustel, näiteks pritsimistel, et väga, väga suureks abimeheks. Ja eriti just pritsimiste puhul on, et pikk talv on vahepeal mööda läinud, tihtipeale võib-olla on veel see, et pritsima läheb üldse mees, kes pole selle varem sellega töötanud ja selle jaoks, et minna kohale, sõita võib-olla tund, veeta see koha peal aega, on palju lihtsam võtta see ekraanipilt ette ja siis juhatada, okei, see küll käib jah läbi telefoni, et üks istub ühest otsast telefoni otsast, teine teises, aga pilt, mida me näeme, on täpselt see samune ja see on live pilt, et seoses selle mobiilside kiiruse tõusmisega on see täiesti reaalne ja see töötab väga hästi. Ja me kasutame seda väga-väga palju ja kusjuures John Deere'i andmete järgi oleme ühed eesrindlikumad üldse selle süsteemi kasutajad Euroopas.
Jah, et kui nüüd rääkida, et kes meil nende süsteemidega tegelevad, siis tegelikult on meil igas osakonnas, ütleme, Jüris, Türil ja Tartus on üks mees, kes on nagu tehniline tugi ja kes siis, ütleme, sellega tegelebki nende probleemide lahendamisega, samamoodi nõustamisega. On meil samamoodi tootejuhid, kes saavad aidata kliente selle sama, ütleme, masinate seadistusega ja nii edasi. Et ja kogu selle, ütleme, tehnilise toe teemaga on meil olemas samuti 2 inimest, et päris palju mehi, kes tegelevad selle, ütleme, klientide nõustamise ja ütleme, sellise telemaatika teemaga. Ja kõik need lahendused tegelikult on mõeldud selle jaoks, et see masin teil jääks seisma põllu peal või kui ta jääbki, siis et see tooks võimalikult kiiresti operatiivselt uuesti tööle saada. Ja sealt tegelikult veel üks samm edasi, mis on nüüd siuke viimase paari aasta teema, on selline programm nagu Expert Alert, ehk siis tegu on nii-öelda, kuidas seda ütelda? Et ütleks seda niipidi, et John Deere on nagu läinud asjaga kaugemale, et kui siiamaale me nagu nägime neid veakoode, mis tekkisid peale õnnetust või peale mingit juhtumit, siis John Deere on hakanud korjama andmeid, et võib-olla ennetada neid rikkeid. Et igal sellisel rikkel on väike selline eellugu kindlasti olemas mingisuguste valede parameetrite või veakoodide näol, siis John Deere'il on need olemas Euroopas ja Ameerikas eraldi osakonnad, kes nagu analüüsivad neid vigu ja teistpidi proovivad nagu siis leida sellist mustrit, mis selle vea on tekitanud, ehk siis teistpidi, et prooviks nagu neid vigu ennetada. Et näiteks võiks tuua 8R traktoritel mootori ülekuumenemine, et on sellised vead olnud, et mis seda nagu põhjustab, et tegelikult põhjus hakkab sealt peale, et radiaatori, ventilaatori, variaatori rihm on natukene võib-olla kulunud, et tegelikult sealt pöörded lähevad paigast ära ja sealt võib hakata tekkima see mootori ülekuumenemine, et nüüd ongi niimoodi, et kui see telemaatikasüsteem nagu näeb, et variaatori pöörded on allapoole kukkunud, siis tekitatakse meile selline eksperthoiatus, et palun kontrollige variaatori rihma laiust. Et see on mingite millimeetriteni võib see rihm kuluda ja siis teistpidi põhimõtteliselt, kui see rihm on kulunud, pöörded kukuvad alla ja see võib tekitadagi selle, ütleme, mootori ülekuumenemise. Mulle muidugi meeldis see lause, see radiaatori, variaatori, ventilaator, et see on siuke hea keeleharjutus. Aga okei, see selleks. Ja tegelikult, kui sellest rühmast rääkida, kes seal Saksamaal ja üks Saksamaal ja teine siis Ameerikas on, kes neid välja mõtlevad, siis see on siuke mitte väga suur tiim, minu meelest kas seal 5-6 inimest ja nad iga päev istuvad seal ekraanide taga ja jälgivad neid masinaid, mis nende piirkonnas on. Ehk siis, kui me räägime nendest, meie oleme Euroopas, see juhtimiskeskus või see, kus nad neid algoritme välja töötavad, see asub Saksamaal Mannheimis. Nad istuvad ja jälgivad igapäevaselt, mis seisus kõik need ühendatud masinad on, mis siin Euroopas ringi liiguvad. Hetkel on neid ligemale siin 100 000. Nad soovivad siin lähi 2 aastal jõuda 150 000-ni. Ja mida rohkem neid masinaid on, mida rohkem seda infot tuleb, seda paremaid algoritme, seda paremaid ennetusvariante nad suudavad välja töötada. Nad jälgivad igapäevaselt, mis juhtub, kui see masin katki läheb, mis selleni eelneb, kui nad suudavad selle välja raalida, kuidas seda ennetada või et mis märgid ennem on, siis nad kõigepealt katsetavad mingite mudelite peal ja kui tundub, et see nagu on täiesti kindel, et niiviisi täpselt see läheb, siis saadavad selle nii-öelda töösse. Kui esialgu nad alustasid, siis olid neid teateid siin mõni üksik, siis nüüd on juba jõudnud 100-desse, et 100 korrad, kui me suudame enne reageerida, kui see masin päriselt seisma jääb. Jah, et me reageerime, tegelikult ongi niimoodi, et masin genereerib selle eksperthoiatuse
ja meie siis saame selle vastavasisulise e-maili, et me saaks nagu sellele reageerida. Aga võib-olla veel täpsustuseks seda, et kui siin oli juttu, et 100 000 masinat inimesed jälgivad, siis tegelikult nad jälgivad võib-olla ainult mudeleid ja nad ei näe seda masina täpset asukohta, nad ei näe klienti, nad ei näe tehase tähist, et sisuliselt nad näevad küll masina mudelit, aga kelle oma see täpselt on, seda tehas ei näe. Ja aga see info, et nad näevad nagu masina tehnilisi parameetreid, see ongi tegelikult see, mida neil on vaja, et niisuguseid asju teha. Ja lisaks siis tegelikult on üks variant nii-öelda teateid veel, et kui me nii-öelda jälgime selle masina tervislikku olukorda, siis lisaks me jälgime ka selle masina nii-öelda hooldust graafikut. Et 50 tundi ennem hoolduse täitumist tuleb teada meile, et selle masinal hakkab varsti hooldust täis saama. 50 tundi on piisav aeg, et me leiame selleks hoolduseks sobivama aja nii meile kui ka selle kliendile ja saame selle õigeaegselt ära teha, sest kui hooajal siin klient tihtipeale helistab, et mul sai nüüd täis ja meil on graafikud võib-olla nädala 2 pärast ja see masin teeb siin 16 tundi vahepeal ööpäevas tööd, siis see on juba natuke liiga palju läinud üle. Jah, et see aitab nii kliendil aega omal paremini planeerida ja samamoodi ka meil paremini planeerida, et selle teemaga katsuks nagu võib-olla järgmine hooaeg minna vähe tõsisemalt laivi, et seda hooldusteemat hakata nagu ette planeerima. Ja me üritame ikka igalt poolt aidata, et see masin oleks võimalikult heas seisukorras ja õigeaegselt kõik asjad tehtud, mis seal vaja teha on. Ja seoses sellega, kui praegu selle saate salvestuse ajaks on meil viljakoristus peaaegu lõppenud, mõned veel natuke külvavad siin järgmise aasta nii-öelda talivilja maha, siis oleks äkki õige aeg hakata vaatama, et mis seisukorras need masinad üldse on, mis põllu pealt ära tulid. Jah, et me oleme teinud tegelikult juba mitu aastat seda, ütleme, masinate hooaja järgset ülevaatust, et seda moodi ka siis ütleme sel aastal alustame kombainidega tegelikult kliendid, kes on oma tööd nagu lõpetanud, et kindlasti me võtame ka teiega endaga ühendust, aga kellel on juba masinad valmis ülevaatuseks, et on puhtaks tehtud ja nii edasi, et andke palun märku, tuleme teeme korraliku ülevaatuse, et saaks masinast õige pildi, mis nüüd on võib-olla vaja vahetada, mida on vaja teha, mida on vaja reguleerida, võib-olla mingid tarkvarauuendusi ja nii edasi, et tuleme kohale, vaatame üle ja teeme need asjad järgmiseks hooajaks korda. Ja selle jaoks, et seda teha võimalikult põhjalikult on tehasel välja töötatud mudelite põhised pikad nimekirjad, kus on väga detailselt kirja pandud, mida tuleks vaadata, kui suur tohib olla kulumine ja nii edasi. Ja mis võib-olla kliendile seal ülimalt oluline on see, et see talle midagi ei maksa, et palun võtame meiega ühendust ja teeme masinad uueks hooajaks ilusti korda. Jah, et tegelikult me tegime meestega siin koolituse, et tegime ühe näidiskombaini ülevaatuse, sellega läks meil aega äkki 3 tundi. Me saime selle ringi peale tehtud, et võiks varuda selline 1,5 päeva kindlasti, et me saaks selle masina korralikult üle vaadata, kõik punktid, mis nagu tehas on ette näinud ja see on päris korralik nimekiri seal. Ja, aga ma arvan, et selle väikse infokilluga äkki tõmbamegi täna joone alla, et saime täna nii palju teada, et ei ole see meie traktor või kombain siin oma tehnoloogiast ühtki vormelist või WRC-st kaugel, et kannatab siia paralleele tõmmata küll. Jaa, ma arvan ka, et me mõnes mõttes oleme võib-olla neist isegi eespool. Et me juba ennetame. Jah. Aga jäkke küll. Kutsun teid siis edasi kuulama meie järgmisi saateid ja ilusat päeva jätku. Ja, ilusat sügist. Ilusat sügist.